Tere, head YouTube'i kuulajad. Täna saabus kevad kell 11. Ja mis kõige tähtsam, see kestab päris pikalt. Ja läheb aina soojemaks. Öö läheb ainult lühemaks. Ja väga oluline on ka see, et ma nägin kuldnokka esimest korda sel aastal, kes otsis endale pesakohta, nagu meist paljud otsivad nii pesakohta kui uut tööd. Minu tänaseks vestluskaaslaseks on ettevõtja Vambola Kolbakov. Tere, Vambola! Tere! No, hakkame rääkima siis Eesti majanduse jaoks väga olulistest küsimust. Esiteks on Rail Baltica. 2007. aastal 3 Balti riiki otsustasid rajada Rail Balticu ja Euroopa raudtee pikk laiusel, et sõita üle maailma. Ja mis kõige olulisem, tookord pidi Eesti jaoks maksma see 1,2 miljardit ja valmis pidi saama 2025. aastal. Nüüd ma ei tea, kuhu meid kutsutakse Vambola sind selle avamispäeval 2025. aastal. Kas Pärnu või Ikla, aga täna teda ei ole. Ja nüüd on siis uued pakkumised tehtud ja tuleb esimene trass, mida hakatakse ehitama, on Tallinn, Pärnu, Ikla 213 kilomeetrit, maksumusega 735 miljonit eurot. Aga ma tahaks soovitada meie tänastele valitsejatele, nagu on teinud Läti ja Leedu, kes ei ole selle asjaga tegelenud, vaid pannud ära kuskile väga kauaks seisma. Aga teiseks ma soovitan tellige üks korralik buss ja sõitke Leetu ja vaadake, millised on seal teed. Ja kui aega üle jääb, sõitke ka Poolasse. No mis sina, Vambola, arvad nendest eestlaste pingutustest, et Rail Baltic kas või ninast veri välja valmis ehitada, kuigi teda vaja ei ole mitte kellelegi? Tal on väga huvitav situatsioon. Ma isegi uurisin ajalugu. Tähendab, Rail Balticu üks põhilisi motivatsioone ja motivaatorid on see, et ta ühendab Eesti Euroopa raudteevõrgustikuga. Tähendab, seda korratakse nagu mantrat kogu aeg. Ühendab Euroopa raudteevõrgustikuga. Nüüd ma tegin natuke kodutööd ja uurisin välja, kas ikka ühendab või ei ühenda. Selgub, et see kõik on vale ja loba. Nimelt, Sankt-Peterburg, Varssavi raudtee läbi Riia valmis ja lasti käika 15. detsembril 1862. aastal. Ehk nivin-nabin varsti saab 143 aastat sellest ajast peale, kui see raudtee oli valmis. Nüüd 1877, see tähendab nüüd siis 148 aastat tagasi, siis, vabandust, eelmine, kui ma seal ma eksisin, see on siis 38-25, see on siis 167 aastat tagasi oli Varssavi-Peterburg raudtee ja 148 aastat tagasi valmis Tartu-Tallinn raudtee 1877. aastal. Ja kõige lõpuks siis ehitati valmis ka see jupp, mis Valga-Tartu vaheline jupp ja see valmis 1889, need Eesti oli ühendatud selle Kesk-Euroopa raudteevõrguga juba aastaks, juba 136 aastat tagasi. See vale, millest kuidagi pidi ei saada üle. Läbi Tartu rongid käisid ja käis regulaarrong Tallinn-Berliin. Kaasajal on lätlased püüdnud panna käima rongi, mis sõidaks Riiast Düsseldorfi. No häda oli selles, et rong jäeti, see tegevus jäeti seisma, kui reisijaid ei olnud. Ja siin tähendab valitsused selgelt hämavad ja valetavad mingites huvides sellest, et see ühendab meid millegagi ja muuda midagi paremaks. Ei muuda mitte midagi, absoluutselt, mitte midagi ei muutu. Kusjuures, kui keegi tahab mängida selle Euroopa raudtee laiuse peale, siis palun.
teile näide. Sakslased ehitasid 1945. aastal Valga-Tallinna trassi Euroopa laiusele 23 päevaga. Pange teine rööbas kõrvale mugu sõitke selle Euroopa rongidega, kas seal mõtet on jälle, vot see on omaette küsimus. Et selleks, et ehitada täiesti mõttetu raudtee 700 miljoni euro eest, peab olema ikka päris segane inimene. Ja nüüd poliitika on alati poliitikas on alati valikute küsimus. Reformierakond on valinud mõne tuhande inimese huvi. Esiteks need, kes elavad selle ehituse arvelt, kes rikastuvad riikide arvelt selle mõttetu ehituse kaudu ja võib-olla mõni tuhat inimest, kes sõidab sellega siis Tallinnast Pärnusse. Sellepärast, et niikuinii lätlased kuni Iklani teda valmis ei ehita. Seda ei ole vaja isegi mõelda ja neid ei ole vaja isegi arkitekteerida, nad seda niikuinii kohe ei tee. Iklas on täpselt 5 maja, ma ei tea, sinna 5 inimest saaks nagu sõita iga päev. Võib-olla 1000 tükki sõidab Pärnust Tallinnasse, kui seda. Aga need on mõni tuhat inimest. Aga kaasaegne valitsus eirab sadade tuhandete inimeste tahet saada 2+2 ühendused Tallinnast Narva, Tallinnast Tartusse ja Tallinnast Pärnusse, mis on tunduvalt edulisemad. Ja sealt edasi juba Tallinn-Riia, millega lätlased on nõus ühinema, et ehitada Via Baltica 2+2 maanteeks. Vot see on siuke ühe suure varguse anatoomia. Ja paratamatult ühel või teisel hetkel see jant selgub, kes selle taga seisis. Ja siis oleme kulutanud aega, raha, vahendeid, ajanud ühiskonna omavahel lõhki ja kõike seda sellepärast, et ära varastada mingit ühise kogus raha. Aga ütle, nüüd on välja tulnud ka, et see oli mõeldud ka siis sõjaväe ešeloonide ehk sellega sõjatehnika transportimiseks. Aga oli ära unustatud mahalaadimisplatvormid, et raske tehnikat ei saa lihtsalt rongist välja lükata, selle peab olema platvorm, kus ta saab siis välja tulla. Sellest ei ole keegi enam midagi rääkinud, sellest ma kuulsin kuluaarides. Aga palju neid platvorme peab olema ja on räägitud, et ešelon on kuskil 6000 vagunit, kas seal 1 korraga või 5 korraga, seda ma ei tea, aga seal on niimoodi kirjas, et mis sa sellest arvad? Esiteks, seda sama sõjalist varustust ja sõja ja väge ja igasugused muid lahingtehnikat ja laskemoona võib vedada Valga kaudu, kes keegi keela ju. Seda Tartust, läbi Tartu, Tallinnas, Tapale, kuhu iganes. Vea, kuhu süda lustib, meil on raudteevõrk täiesti olemas. Selleks pea eraldi sinna sohu raudteed ehitama. Seda esiteks. Teiseks, 6000 vagunit ei ole mingi rong. Rong on 60 vagunit. See tähendab 100 rongi. 6000 vagunit, see tähendab iseenesest, see on umbes siis niimoodi, et kui ta pooleks teha, siis pool on sõjamoon ja pool on tehnika. 3000 vagunit tehnikat, see tähendab seda, et keegi tahab siia armee üle kolida. Seda ei ole ju ette nähtud mingites plaanides. See on nii jabur mõte, kui üldse olla saab, et mingisugused eraldi ehitada mingid laadimisplatvormi ligipääsu teid ja selleks, et võib-olla sõjavägi hakkab vedama. Võib-olla. Selleks, et praegu see vägi saaks siia toodud, kui Kesk-Euroopas tahetakse keegi ümber pakuta mingisugust diviisi või 2 diviisi, tankidiviisi, siis selleks on vaja kohale tuua umbes, nibin-nabin umbes 600 tanki ja neid tingimata korraga ei saa tuua ja nende laadimisvõimsus on täiesti olemas nii Valga, Tartu, Tallinna suuna peal, kui hakata siit kokku lugema, siis esiteks Valgas, teiseks juba kohe samases Elvas, Paluperal, seal kus on raudtee, on mitmed raudteeselmed, sealt saab teda rahulikult kraanaga maha tõsta või siis ta sõidab omal jõul kuskile maha, see ei ole üldse mingi probleem. Tartu, Tapa, kõik need punktid on ju olemas, keegi keela. Vedage nii, et siniseks lähete, aga seda kurat ei ole kellelegi vaja vabandust. Jah, et kellegi on mõtted või on neid mitu või isegi 10, kes mõtlevad,
kuidas seda hetke, mis on antud selle projekti jaoks ära kasutada niimoodi, et enda näpud käivad rasvaseks. Aga lähme nüüd järgmise teemaga edasi. Ma tuleks jätkeks selle asja. Esiteks, pideva valmistumisega sõjaks me tegelikult nüristame ühiskonna teravdatud tähelepanu ühiskondlike protsesside suhtes ja pigem oleme vähem valmis selleks sõjaks. Ükskõik, mida sa pikalt ootad, millest pikalt valmistad. Kõik see ei käi nii, nagu sina oled seda planeerinud. Mitte kunagi. Ja see tähendab seda, kui me seda planeerime, oleme nii põhjalikult ära planeerime, siis ühel ajahetkel, siis kui vastane teeb mingisuguse mitteordinaarse liigutuse, näiteks ei tule üleüldse üle piiri, vaid kõigepealt pommitab meid siin tükk aega oma rakettidega, siis sellisel juhul me oleme mingisuguses ootamatuse ees, me peame vahetama oma plaane ja kõige lõpuks me võime täiesti kindlalt kaotada selle lahingu. Ja üleüldse, kui me hakkame mõtlema selle kogu selle sõjaväe peale, sõja teema peale ja selle ettevalmistuse teema peale, siis mõtleme rahulikult järgi, mida Eesti sõjavägi arendab. Tähendab, mida arendab Eesti Vabariik oma sõjaväes? Eesti Vabariik arendab oma sõjaväes 2 jalaväediviisi, motoriseeritud jalaväediviisi, mille koos on kadreeritud diviisid, kus ohvitser teenib kogu aeg. Diviisid on varustatud vajaliku laskemoona ja tehnika ja relvadega ja sinna kutsutakse kutsealused end välja õpetada. See süsteem on pärit Bismarcki aegades, seal on venelast midagi välja mõelnud. Pole mõtet pidada sõjaväge kogu aeg relva all, selle mõtlesid välja preist. Kui võib rahulikult teha niisugused kadreeritud diviisid, kus ainult teenivad ohvitserid ja mille siis üldmobilisatsiooni käigus kutsutakse kohale seal juba varem ettevalmistust läbinud reservsõjaväelased. Vana Kesk-Euroopa süsteem. Ja meil juurutatakse täpselt sama süsteemi. Aga mis tähendab jalaväediviis? Jalaväediviis tähendab eelkõige, et tal peab olema kerge, raske relvastus ja tal peab olema liikumisvahendid, tal peab olema minimaalne õhutõrje võime, et ennast kaitsta ja tal peab olema eraldiseisev suurtükiüksus selles koosseisus. Võib-olla ka need samased mitmikraketi heitjad ja nii edasi. Aga kallid seltsimehed, ei ole võimalik arendada välja kosmosevägesid. Meil juba tahetakse muretseda kõik võimalikke võimeid. Need võimed käivad meile, tähendab, nendest võimetest rääkides, mul tuleb hirm peale. Nad tahavad, varsti hakkavad nad muretsema ka ballistilisi rakette. Ega sealt asi eriti kaugel ei ole. Ja me oleme, ütleme, selles sõjahüsteerias oleme jõudnud niisugusesse staadiumisse, kus me üldse absoluutselt midagi ei saa aru, mis meie ümber toimub, kes on meie liitlased ja kuidas me tegelikult peaksime selleks potentsiaalseks sõjaks valmistuma ja kas üleüldse seda sõjaohtu sellises mõttes, nagu meile teda ette maalitakse iga päev, iga minut, iga tund meedias, kas üldse teda eksisteerib või eksisteerib, ma ei tea ju. Ma küsin, et Trump, USA president ja Venemaa president on siis kokku leppinud Putin, et katsume sõja ära lõpetada Ukrainas. Selle asemel, et aidata kaasa sellele protsessile, on Euroopa Liidus läinud lahti hüsteeria, millest sa just rääkisid. Ja ma küsingi, et kust võttis Taani peaminister, mul ei tulnud ta nimi meelde, kas ta oli Putiniga. Fredriksen, jah, kas ta oli Putiniga ühes hooviku kohvilauas või õhtulauas slitrit söömas, et ta teab täpselt, et 6 kuu pärast või siis 2 aasta pärast tungib Venemaa Baltikumile kallale. Estes 6 kuud ja 2 aastat on väga pikk aeg ja ajavahe, kas 6 kuud või 2 aastat, see on ikka väga pikk periood. Teiseks on vaja vaadata
nii-öelda seda sõjalist raatsiot, milleks seda vaja on. Võib-olla tungib, võib-olla ei tungi. Keegi ju ei tea seda. Ja Mette Frederiksen ka ei tea. Aga mind häirib palju rohkem see, et Euroopa ütleb nüüd, et tegelikult me saame hakkama ka ilma USA-ta. Ja meie siis nii-öelda selle võime tagab, selle hakkama saamise tagab see, et riigid investeerivad 800 miljardit kaitsevõimesse ja hakkavad siis ilma USA-ta ennast kaitsma. Tähendab, Euroopa on valinud väga ohtliku tee. Euroopa täna tahab teha uut väikest NATO-t, aga ilma USA-ta. Kui arvestada seda, et 90% NATO tänasest võitlusvõimest on USA-s võitlusvõime, siis on raske oletada, et sellest 10% midagi välja tuleb. Ma eile spetsiaalselt vaatasin arve, mis on seotud, milles võrreldi Euroopa 27 riigi käsutus olevat ühendväge ja Venemaa sõjalist võimsust ja ma võin öelda, et täiesti kindlalt on sõjalist võimsust enam võrdsed. Ja seal ei ole kõige vähematki prioriteeti Euroopal välja arvatud ühes osas. Euroopas on 502 tuumalõhke pealt ja venelastel on 6600. Nii et siin on see asi ületab igasuguse poliitilise, tähendab igasuguse inimliku mõtte. Tänase päeva seisuga see niisugune, ütleme, papist kirvega vehkimine. Mette Frederiksen, kelle käsutus ei ole praktiliselt mitte mingisugust väge, Taani sõjavägi ei kõlba sõdima. Siis need võtavad sõna ja ütlevad, jah, peab sõdima. Need on siuksed episoodilised nähtused. Nad on näiteks niisugune näite, kus Norra eriväelased ei tohi olla väljaõppel väljas külmakäes, kui miinuskraadid langevad alla -20. Sellepärast, et muidu pampersid külmavad ära. Kuulge, mis kuradi erivägi. See on jama. Ja ma võin niisugust näiteid 100 tükki tuua, kus on selgelt näha, et mingit valmidust, tänapäeval valmidust sõjaks Euroopa paljalt üksinda ilma USA toetusta ei ole olemas. Seda ei eksisteeri. Ja parem, kui see jamaga ei tege. Ja mulle üleüldse tundub väga kummaline, kuidas meie ajakirjandus püüab nüüd viimaste nädalate jooksul täiesti selgelt, sihipäraselt, igapäevaselt konkreetselt meid, Eestit, USA-ga tülli ajada. Ma ei saa sellest aru, mis on kogu selle asja mõte. Aga kui mõtleme seda, et Euroopas on 28 liikmesriiki, oli vist? 27. Ja vabandust, et... Ei, 28. 27 on arve. Siis ma ütlesin õieti, jah, 28. Saime kompromissi. Et 28 ja nendest lõunapoolsed riigid täna juba on praktiliselt ennast taandunud selle küsimuse lahendamisest ja mind eile pani imestama see, et sa ütlesid õieti tõesti aktuaalne kaamera, kes peaks rääkima Eestis toimuvatest uudistest, on natuke ka välismaad, kulutas põhiaja sellele, et kirjutada Trumpi ja teiseks, ma ei tea, kus ta Saksamaalt olib kinni püüdnud ühe mehe, kes ütles, et meie, eurooplased, meil on 450 miljonit inimest, USA-l 350, Venemaal 140, Venemaa on nii nõrk, ta ei suuda isegi Ukrainast jagu saada, kus elab 38 miljonit. Ja mis sa siukse jutu peale ütled? Selle jutu peale on raske midagi vastu vaielda inimesele, kes ilmsesti oli teel hullumajja. Tähendab, probleem ei ole selles, et venelane ei ole saanud lahti Ukrainas. Probleem on selles, et me paneme täna terve Euroopa peame sättima sõjamajanduse rööbastele. Ehk me oluliselt vähendame Euroopa võimet olla liider tööstuses, kaubanduses, teaduses ja tehnikas. See on see asja mõte. Kui kuskile sätitakse uus aktsent, siis sellisel juhul Euroopa teised võimed langevad. Ja Euroopal ei ole ressurssi lõputult. Teiseks, Euroopal puudub absoluutselt kütuse ressurss.
sõtta minna riikide ühendusega, kes veab peaaegu 60% vajaminevatest kütustest sisse väljapool. Seda Ameerika Ühendriigid varustavad ennast kütusega ise ekstra olukorras. Nad ei pea, nad ei sõltu impordist. Aga meie Euroopa Liit sõltub 60% ulatuses kütuse kandjate impordist. Energiakandjate impordist, vabandust. See poliitika ei ole ratsionaalne. Bismarck kuulutas omal ajal välja reaalpoliitiigi. Euroopa on sellest taganenud. Ta on taganenud reaalpoliitikast. Ta elab unistuste maailmas. Me oleme 25 aastat finantseerinud oma lootusetuid unistusi, mida ei ole võimalik täide viia. Näiteks seesama net zero, et me ei ole enam süsinikuheite seisukohalt, oleme maailma suhtes neutraalsed. Nüüd kõik eksperdid ütlevad, et see on võimatu. See ei ole reaalne. Viimati ütles üks ekspert seda Briti konservatiivide kongressil, kus ta esines. Ta ütles, et aastaks 2050 ettekujutus net zerost ei ole võimalik. Ja see on meie konkurentsi, aga selle taga seisab Euroopa Liidu konkurentsivõime. Me võime rääkida, kuidas palju, et meil on nii palju rahvast ja meil on nii GDP ja kõik muu, aga meil ei ole konkurentsivõimet. Selles on kogu lugu. Kui selle armee teemat veel lõpetada, kui sa lubad, siis ma võtsin igaks juhuks välja meie võimalikud kaitsekulutused. Aastast 2019. See tähendab seda, et seda on muidugi raske teha, neid numbreid ei ole peaaegu võimalik üldse leida ja eestikeelses kirjanduses on väga raske selgeks teha, milline on Eesti sisemajanduse koguprodukt, sealt antakse igasugused muid numbreid välja selle, aga ingliskeelsest inforuumist ma sain teada, et viimase, ütleme siis 6 aastast 2019–2023 sisemajanduse koguprodukt on kokku olnud 223,43 miljardit dollarit. Kusjuures Eesti sisemajanduse koguprodukt on selle aja jooksul aastast 2019–2024 kasvanud 25% võrra veerand. Ma ei tea, kuidas see statistika niimoodi kõike seda näitab, aga numbrid, mida annab ÜRO statistika, ütlevad, et meil on sisemajanduse koguprodukt Eestis kasvanud 31,9 miljardit dollarilt kuni 42,8 miljardit dollarit, 25%. Samal ajal inimesed elavad viletsamalt, kui see nii oleks, siis meil oleks lust ja lillepidu. Ainult naeraksime siin. Nüüd ma võtsin siis aluseks selle oma need ajakirjandusandmed ja arvutasin, et kui kogu sellest värgist, sisemajanduse koguproduktist viimase 6 aasta jooksul oleks kulutatud riigikaitsele 2%, siis oleks see number olnud 4,13 miljardit eurot. 4,13 miljardit eurot. Kui 2,5, pigem on see 2,5, siis 5,16 miljardit eurot. Ehk eelmise 6 aasta jooksul on kulutatud riigikaitsele 5,16 miljardit eurot. Ja nüüd, kui lugeda seda retoorikat, mis tuleb kaitseministeeriumist, siis jääb mulle niisugune mulje, et sõjavägi elab meil bulltonnides. Toituvad nad nendest parem enne jääkidest, mille nad saavad siis supermarketitest. Ja nad on relvastatud ragulkad. Seda on, mulle jääb niisugune mulje selle retoorika järgi, et midagi ei ole. Kuigi kaitsekulutused viimase 6 aasta jooksul on olnud pealt 5 miljardi euro ja meie kaitsevägi on need, kes seal seda nii-öelda koha peal on, pluss kutsealused on 4000 pluss kutsealused, need peaks olema mingi 1500, et 5500 inimesed kokku. Ja nende peal on kulutatud iga aasta 800 miljonit eurot ja mitte midagi ei ole, absoluutselt mitte midagi ei ole. Nüüd tuleb hakata kokku ostma moona, igasugused võimeid, tee raadio lahti või rääkis ja kuulad. Mis võimeid kõik on vaja kokku osta, mitte midagi ei ole. Asi läheb hullemaks, kui me kavatseme järgmise 5 aasta jooksul kulutada 5% kogu
sisemaisest kogutoodangust ja eeldame, et meie sisemaine kogutoodang jääb samale tasemele 2024, siis me kulutame armee peale, mis koosneb 4,5, ütleme 5,5 inimesest, kulutame ligemale 10 miljardit eurot veel. Aga mul jääb suu ka lahti. Mis me teeme sellega? Mis me selle tulemusena saame? Mingi julgeoleku, ma selles kahtlen. Võt siin on näha, kuidas ja kui palju elab selle sõja arvelt Eestis inimesi ja milline on nende lihtsalt hüsteeriline reaktsioon sellele, kui keegi püüab leivakotti ära võtta, sõda ära lõpetada. Ma mõtlen seda, et kui Eesti tahab 5% kaitsekulutust raha kulutada, siis Hispaania peaminister ütles, et nad katsuvad 2. Et miks Hispaania, ma ei tea, ta vist 80 miljonit, palju see on? 40, vaibavalt. 42. Et miks nemad üritavad 2%, kuigi neile oleks võib-olla rohkem vaja. Ja meie, kes me oleme 1,3 miljonit, siin kuskil pisi riigike, tahame 5%. Keegi ei ole meile siukest korraldust andnud, keegi ei ole meid sinna suunanud, aga miks me seda nii pingselt tahame teha? Sa küll natuke enne juba rääkisid, aga mis on see, vanasti öeldi ülevalt kästi, täna ega see ei taevaisa ega kuskilt ka Ameerikast keegi, et kuule te peate 5% täis ajama. Aga lihtsalt inimesed elavad sellest. See on inimeste elu. Sõjariistade tootmine on väga kasulik. Sa ütled inimesed laia mõistega, milliste inimesed, kes sellega tegelevad? Ministeeriumi ümber tiirlevad inimesed, neid peab mõni 1000 olla seal. Nende elukene on tänapäeval suhteliselt hea. Täpselt, et seda nii-öelda see kõige suurem jama on selles, et Kaitseministeerium on sisuliselt kontrolli alt väljas. Ega teda keegi kontrollida ei saa. Sa oled ise olnud riigikaitsekomisjoni. Olin, 3 aastat. Kas te saite kontrollida seda või? Ei. No, siis see tähendab seda, et nad teevad seda, täpselt seda, mida tahavad. Küsimus ei ole selles, kas me peame kaitsevõimet tõstma või ei pea. Sellele vastus on jah. Ei ole mingit probleemi. Aga teine küsimus, kas me peame selle kaitsevõime tõstmisel arvestama 2 asja. Esiteks, et see oleks efektiivne ja see tõesti tagaks meile vajaliku kaitse. Ja teiseks, et see ei suretaks välja meie riigi majandust. See on ka suhteliselt, tähendab mitte suhteliselt, vaid see on absoluutselt tähtis asi, et ta ei suretaks välja lõplikult meie riigi majandust. Me küll võime hoobelda sellega, et meie sisemaine koguprodukt on kasvanud viimasel 6 aastal 25%, selle peale inimesed naerma. Nad ütlevad, see on jama. Ei ole seda midagi siin kasvanud. Ma ei näe ühtegi uut suurt töökoha allikat. Ma ei näe mitte midagi taolist, mis oleks tehtud midagi väga suurt, mis oleks seda sisemaist kogutoodangut kaasa aidanud. See on lihtsalt raamatupidamislik arvestus, mis arvestab sellega, et hinnad on tõusnud meil ka täpselt 25% ja ongi kogu see peegeldab meie nii-öelda sisemaiseks kogutoodang. Aga see on eraldi teema. Nüüd, esimesel puhul me arendame välja, nagu ma ütlesin, 2 jalaväediviisi. Me peamegi nende arendamiseks mõeldud asjad täpselt läbi kaaluma ja kaalutletult ostma. Neid muuseas oli võimalik, et neid osta oli võimalik ammu juba teha. Aga mingipärast ei olnud tehtud. Sellepärast, et raha selleks oli piisavalt olemas. Teiseks probleem sellest, kas me peame nüüd äärmiselt kiiresti ära tellimas täpselt selle piigi peal, kus praegu kõik on justkui nagu hoo sisse saanud ja kõik jooksevad nüüd üksteise võidu sõjatehaste juurde, eelkõige Lockheed Martin ja teised USA korporatsioonid, kes praegu on nagu või sees. Või me peaksime siiski järgi mõtlema, mida, mis ajal ja kuidas me ostame, sest me ei ole rikas riik, me oleme vaene riik. Me peame mõtlema selle peale, mis meil saab ka pärast seda, kui me kõik selle programmi oleme ellu viinud. Ja kolmandaks, see on täiesti surnud programm, need relvad jäävad seisma lattu ja kui juhul ei sünni see,
kallale tuleb, siis see on lihtsalt kulu ühiskonnale, mille ühiskond on kandnud ja sisuliselt ta seisab laos. Meil on näiteks tänapäeval seisab laos 180 000 käsirelva. Kindral Ants Laaneotsa hinnang on selline, kes on ainus kindral, kes on oma kindrali pagunid välja teeninud. Teised on meil rohkem kui parketikindralid. Laaneotsa hinnang 180 000 käsirelva ehk iga, ja kui me kavatseme kutsuda armeesse sõja üldmobilisatsiooni käigus, me kavatseme esimeses laines kutsuda 16 000 inimest sõjaväkke, 180 000, siis me teame, mis meil on siis 12 käsirelva igale sõdurile anda. Tähendab siin, kogu seda tegevust arendatakse ilma mõtteta. Küll on aga mõte sees, kui vaadata asja teist poolt, kes saavad kasu. Aga kasu saavad need inimesed, kes täna massiliselt tiirlevad ümber Kaitseministeeriumi, kusjuures ma rõhutan veel kontrollimatu Kaitseministeeriumi. Ükskõik millise hinnanguga Riigikontroll annaks selle tegevusele, need ütlevad, on hästi. Ja niipea, kui sa ütled, et on vaja vähendada, niipea sa oled putinist ja riigivaenlane. Ja see täiesti opakas idee tuua Kesk-Euroopas 6000 vagunitäit lahinguvarustust ja laskemoona. See on segane idee, seal ei olegi võib-olla nii palju. Näe, liiguvad meil niisugused plaanid. Jah, mind teavad see, millest sa korra juba mängisid, et Aktuaalne kaamera, mis on meie siis riigipoolne ülalpeetav meediakanal, kus siis reporterid, ma vaatan, see Pehkur on juba näost peaaegu sinine, iga päev küsitakse, millal te saate selle tööga hakkama. Aga teine on veel pühapäevati on Ukraina tund, kus rääkivad asjalikud inimesed, enda arvates mingid pagunid ka peal, et sõda Ukrainas on võidetav. Kuigi me teame, et seal ei ole enam midagi võita, seal on juba kõik kaotatud. USA, ma alustan pihta sealt sellest, need on väga rasked teemad, kõigepealt ma ütlen siis seaduseks, aga neist peab rääkima. Ma alustan pihta sellest, et kõigepealt USA on meie kõige tähtsam ja kõige olulisem strateegiline liitlane. USA on viimase 5 aasta jooksul läbi USAID-i andnud meile toetuseks $340 miljonit raha. Oota, ütle uuesti hästi rahulikult. $340 miljonit raha. 5 aasta jooksul? Jah. Mis on üle kantud põhiliselt Kaitseministeeriumi arvele. Seda võib igaüks ise vaadata saidilt, mis kannab nimetust USAID by country. Aga see pandi kinni? Ei, seda osa ei suleta. Suletakse seal muid osad. Tähendab seda, et USA toetab oma vägede liik, maksab kinni oma vägede asumise siin meie territoorium. See jutt, et meie maksame kinni, see ei vasta tõele. USA ise maksab. Lisaks on USA toetus mitte ainult üksin sümboolselt, vaid ka eluliselt tähtis meile, et üleüldse venelane teaks ja tunnetaks, kes võib teda reaalselt, ma rõhutan selgelt veel, reaalselt ohustada. Ja see on USA sõjaväe, mitte keegi teine. Mitte mingid Euroopa ühendatud jõud ei ole suhteliselt toime tulemusega ülesannet täitnud seda. See on päris selge, et Prantsusmaa läks pommitama Liibüat. Teisel päeval said pommid otsa ja kutsuti USA vägi appi, kes lõpetas selle pommitamise. Teisel päeval said pommid otsa. Ei ole, väga palju on juttu, aga väga vähe on tegusid. Nüüd kogu selle asja valguses meie peavoolumeedia ja kõik infokanalid lihtsalt, ütleme, öeldes sõimavad Trumpi. Igal võimalikul juhtumil
käsitletakse halvustavalt meie põhilise liitlase presidendi tegevust. Astrid Kannel näiteks konkreetselt on inimene, kes lihtsalt ei saa mitte ühtegi saadet teha sedapidi, et ta ei ütleks Trumpi kohta halvasti. No lihtsalt ei saa. Ja me ütleme, et see on kõik normaalne. Mitte keegi, isegi vastu, kõik itsitavad pihku ja ütlevad, et see on normaalne. Ma rõhutan veel kord. See on meie kõige tähtsam liitlane. See on liitlane, kes meid hädast välja aitab, kui väga vaja on. Ja selline on siis meie üldine meedia suhtumine ja ühiskonna ladviku suhtumine meie põhilisse liitlasesse. Ma ei arva, et see tegemist on väga tarkade inimestega. Ma arvan, tegemist on absoluutselt lollpeadega, kes niimoodi käitab. Ja nad on pealegi uhked ka oma tegevust. Ma mõtlen, et see pühapäevas Euroopa tunnis, mis kestab siis, mille teema on siis Ukrainas toimuv, ju on lausvale, sest ütleme tänapäeval paljud inimesed käivad ju eri lehekülgedel YouTube'is ja kus veel, neil on info olemas, milleks sellist kägu seal ajada, milleks kulutada riigi raha. Propagandamasina inerts on see, mis praegu tingib selle tegevuse. Propagandamasin lihtsalt ei saa seisma jääda, kuna uusi memosid ei tule peale. Vanad ütlevad, panen niimoodi, seletan niimoodi, aga valeta tehnilise pildi peale, räägi mida iganes tahad. Meil on näiteks olemas müüt selle kohta, et Ukraina on demokraatlik riik. Müüt. Sõna selgelt, ma ei julge seda sõna tarvitada. Sellepärast, et näiteks meestel, Ukraina meestel vanuses 16 kuni 65 puuduvad igasugused õigused. Neil ei ole kõige vähematki õigused, raada on kõik õigused käest ära võtnud, kaasa arvatud eluruumi puutumatuse õigus. Neid ei lasta riigist välja, riigipiirid on kinni. Nendel on ainus õigus minna sõjaväkke ja väärina surma. See on ainus õigus, rohkem neil õigust ei ole. Ja sellele on juba reaktsioonid olemas. Vaatamata sellele, mida venelane oma propagandakanalis rääkis selle natsionalisti tapmise kohta Odessas, on see pilt hoopis teine. Ja ma eeldan, et see inimene, kes esitas seda mõni päev tagasi YouTube'is, seda versiooni räägib tõtt. Ja see tõsi seisneb selles, et 2022. aastal pärast sõja algust läks perekonnapea sõjakomissariaati ja ütles, et ma lähen vabatahtlikule rindele sõdima, aga minul on tingimus, et ärge puutuge minu lapsi. Minu lapsi ärge sõjaväkke võtta, ma teenin sõjaväes ise. Mees on saanud põrutada 13 korda. See tähendab seda, kui ta on põrutada saanud 13 korda, siis ta ei passi kuskil tagalas, vaid ta on eesliin. Ja nüüd see on pikk jutt, mis põhjuseks koos selle Ukraina natsionalistiga rikkusid seda kokkulepet ja kutsusid tema vanema poja sõjaväkke, kes siis pärast 2 päevast viibist rindele suri. Mees tuli ja lasi lihtsalt selle segadustekstita maha. Ja sellised asjad hakkavad seal kord. Ja see on juba olemas. Ukraina linna Kamenets-Podolski linnapea keelas värbamiskomisjoni tegevuse oma linna territooriumi. Ma nägin seda videot ise. Naisterahvas ütles, et teil ei ole konstitutsioonilist õigust tegutseda minu poolt juhitava linna territooriumi ja palun siit lahkuda, kui te ei lahku, siis ma kutsun teile politsei ja politsei viib linnast välja. Tähendab, see kõik viitab sellele, et rahvas on sõjast hakanud väsima. Ja meie anname sellele ikka veel tuld juurde. Aga seal on magus. See on magus leib. Seal on, mida võtta. Ja sellepärast on meil sõjapartei on tunduvalt suurem kui rahupartei. Meil rahuparteid üldse ei ole. Meil on kõik sõjapartei.
sõjapartei on sellepärast, et inimesed ei saa aru, mis asi on tegelikult sõda. Kes ei ole seda näinud, see ei saa. Ütleme, et kui USA president Trump ja Venemaa president Putin, keda nimetaks diktaatoriks, siis lepivad pühapäeval, mitte nemad kahekesi, vaid nende esindajad pühapäeval Saudi Araabias kokku, kuidas see siis rahuprotsess hakkab käima. Ma usun väga, aga ma ei tea, mis sina arvad, et mai lõpuks on sõda läbi. Muidugi ilma Ukrainata seda ei ole võimalik lõpetada. Esiteks võib-olla seal tehakse natuke viga sellega, et seda sõda püütakse nüüd püütakse viia läbi ilma Ukrainata, arvestades Ukraina kensakate vastuseisvat positsiooni praeguses situatsioonis. Aga see, et sõda on kaotatud, oli selge juba mõni aasta tagasi, et ressursside võrdluse alusel ei ole võimalik seda sõda võita. Ressursid on liiga erinevad. Ukraina on Euroopa kõige vaesem riik ja meil ei ole mitte, me ei saa sellest faktist ümber ei üle. Ja me ei jõua, Euroopa Liit ei jõua seda sõda kinni maksta, kui ta peaks üksinda sõdima. Ja sellepärast USA kaitseminister, praegune riigisekretär Marco Rubio nimetas seda proksisõjaks, mis toimub USA ja Ameerika ja Venemaa vahel. Kas see on õige või mitte, see on minu hinnata, ma ei ole poliitik ja ma ei ole isegi mul puudub isegi kogemus, välispoliitiline kogemus selle hindamiseks. Aga ma arvan, et ta ei ole tõesti kaugel. Seda esiteks. Teiseks, ükskõik millisel sõjal on algus ja lõpp. See sõda tuleb ära lõpetada. Halb rahu võib teinekord olla palju parem kui halb kui hea sõda. Selles sõjas on liiga palju inimesi hukka saanud. Mõlema poole peal. Seal mõlema poole peal nädalaks hukkub 2000 inimest. Mõlema poole peal. See on noored. See on genofond. Venelastel on riik suurem, võib-olla elavad selle, nendel on ka raske. Võib-olla elavad selle kergemalt üle, aga Ukraina jaoks see on äärmiselt raske kaotus. Ehk see on valikute küsimus. Jällegi see rahu ja sõja probleem on alati valikute küsimus. Aga see, mis mind kõige rohkem selle asja juures häirib, et teil on ainult sõjapartei. Ja selle taga traagel niidid paistavad, kus inimesed tahavad sõdida ainult selle pärast, et see neile on majanduslikult kasutatud. Vot see ei mahu mulle kuidagi pidi pähe. Tappa inimesi selle pärast, et see on meile majanduslikult kasutatud. Aga tuleme nüüd Eesti Vabariigi valitsuse tegemiste juures. Valitsus praegust paneb püsti siis seda koostöölepingut. Mul on niisugune tunne, et Reformierakond teeb iseendaga, sest Eesti 200 on kloon. Ta on tekkinud, nagu sinagi tead, siis e-valimise tulemusena, et ta on kloonitud ja nad küll seal näitelaval tõmblevad, läheb sinna tagaruumi, istub vaikselt, võib-olla ei istugi, kükitab. Et kas selle valitsuse on täna võimeline opositsioon kukutama, kus on 4 osapoolt kokku, 49 Riigikogu liiget koos aknaalustega ja Keskerakond küll praegu kutsub erakorraliste valimistele, aga palju lihtsam oleks see, kui valitsus tuleb oma valitsust kinnitama Riigikogu ette, seal see läbi põrutada. Ma ei usu sellest läbi surumisse, sellepärast, et see on seotud valikutega. Vaata, meil on mitu korda rääkinud, me oleme pidevalt, permanentselt rääkinud selles, et igasuguste hääletamise protseduuride lõpptulemusena peame me teada saama valijate tahte. Me peame teadma, mille poolt see valija annab selle hääle. See valija, kes iga 4 aasta tagant loovutab oma rahvas, loovutab tema käes oleva võimu 101 tema poolt valitud esindajale. Eesti põhiseaduse järgi on kõrgema võimu kandjaks rahvas. Ja ka rahvas korralistel valimistel iga 4 aasta tagant märtsikuu
esimesel pühapäeval kella 8-st hommikul kella 8-ni õhtu loovutab, hääletab nende inimeste poolt, kes hakkavad teostama rahva nimel järgmise 4 aasta jooksul või. Ja nüüd me paratamatult küsime iseenda käest, meie. Riigikogus seda ei küsi, neid see ju. Küsime enda käest ise, kas praegune koalitsioon esindab seda rahva huve. Kas see on valija tahe? Ja me leiame ennast alati olukorrast, et ei ole see nii. Kuna Eesti 200 on partei, kus on alla 200 inimest, tal puudub programm, tal ei ole üldse mitte mingisugust poliitilist visiooni, nad nimetavad sellest pikaks plaaniks see, et neil visiooni ei ole. Ja nii edasi, et ta sisuliselt on usurpeerinud võim. Üleeile Riigikogu istungil küsiti minister Pakosta käest, kes tuli sinna seaduseelnõuga erakondade rahastamise komisjoni seaduse muutmise kohta. Ja ma ei mäleta kes, üks EKRE inimene küsis tema käest, et aga kuidas te kommenteerite, kuidas see paremaks läheb? Selles osas, et kui me vaatame praegu, kui palju Johanna-Maria Lehtme sai hääli valimistel ja kui paljud inimesed praegu istuvad Riigikogu saalis nende samade Johanna-Maria Lehtme häältega. Pärast selgus, et Johanna-Maria Lehtme on lihtsalt suuli, kes sulitses Slava Ukraini kaudu antava abi osas. Ja need inimesed on täna Riigikogus. Selle peale Pakosta oli vait, ta ei oska midagi selle kohta öelda, tal ei olegi midagi selle kohta öelda. See on karjuv ebaõiglus. Ja nüüd me jõuame sama positsiooni juurde. Sa tahad, et need inimesed, kes ebaseaduslikult sinna on kuidagi ennast smoogerdanud, sinna parlamenti, ise annaksid oma võimu käest ära. Sa tahad liiga palju. Nad ei tee seda, miks nad peaksid tegema. Normaalsest riigist nad läheksid kinni selle eest. Valimiste tulemuste võltsimine on kõige suurem kuritegu, mis üleüldse demokraatlikus maailmas, tsiviliseeritud maailmas on olemas. See on riigireetmisparagrahvi järgi karistatav kuritegu. Ja sa tahad, et nad ise hakkaksid ennast kinni panema. Nad ei tee seda. Nad võitavad kuni viimase veretilgani. Ja sinna sisse on segatud ka Reformierakond. Sellepärast tema saab otsest kasu sellest. Selle kohta on ka olemas karistusseadusliku paragrahv. See on siis see samane soodustuskelmus. Nad on kelmitsenud ennast võimule ja kasutavad võimu iseenda huvides, saades selle eest materiaalset hüve, palga ja muude toetuste näol. Ja sa tahad, et nad ise läheksid, võtaksid ennast maha, nad teesid. Sellest peab meie kõik ümberringi siin vaeva nägema, et veenda kogu tsiviliseeritud maailma, et meie hääletussüsteem ei vasta ei ole suuteline välja selgitama valija tegelikku tahet. No ma küsin, et täna on meil parteid, kordame need üle ka tänavast heaks. Kõige suurem peab ennast Isamaa. Eile ütles küll Kerstiina Kallas, et neid on 13, mina teadsin senini 15, kus need 2 läksid. Siis on sotsid ja Isamaa, vabandust, ma lihtsalt seda tõin näiteks, et Kallas ise ka ei tea palju liikmeid, aga ta ei ole opositsioonis, aga opositsioonis on siis sotsid, EKRE ja kõige väiksem on siis Keskerakond, 4 parteid. Kordan üle, enne ma siit puterdasin. Isamaa, sotsid, EKRE ja Keskerakond. Kokku on neil 49 häält koos nende aknaalustega, ma ei tea, kuhu nad kargavad. Ja koalitsioonil on 52 häält. Et nad võiksid vabalt hakata seal siis nagu öeldama valitsust kangutama. See võimalus on neil olemas iga nurga pealt.
aga nad millegipärast, minul on sisetunne ütleb, et nad ei lepi omavahel. Natukene on opositsioonis koos teinud EKRE ja Keskerakond. Isamaa ei ole seda kunagi teinud, ma ei tea, mida sotsid teevad. Vaata, nüüd on, jätkame selle koha pealt, kus ma enne olin. Sa pakud koalitsioonile poliitilist suitsiidi. See ei lähe läbi. Nad ajavad see 52 inimest sinna kokku, ükskõik mis hääletustele nad hääletavad poolt. Neil ei ole taganemisruumi. Neil ei ole kuskile taganeda. Nad on valimisi selgelt, ütleme pehmelt. Nad on muutnud reaalselt valimistulemust. See on loogiline. Selline ülekaal ja selline häälte arv partei puhul, kellel, ma mõtlen siinkohal, pean silmas Eesti 200, kellel on siis meil alla 1000 liikme, kellel ei ole mitte mingisugust programmi, ta pole üldse mitte mingisugust suundumust, ta ei tea, mida tal on vaja teha, tal puudub konkreetne valija ja lisaks sellele ka tänane reiting annab talle väga selge hinnangu. Minu see viimane reiting oli mingi 2,6%, alla igasuguse selle samase loomuliku alla valimiskünnise. Muuseas, Kanada peaminister Trudeau astus tagasi, kus tal reiting oli tunduvalt kõrgem kui Eesti 200. Sellepärast just madala reitingut, et astus tagasi. See parteile sa soovitad, et nad ise läheksid, hääletaksid selle poolt, et tuleksid erakorralised valimised, kus nad lisataksid suure rõõmuga igalt poolt välja. Nad kaotavad absoluutselt kõik partei liikmeskonna kohad, ka absoluutselt kõik kaotavad. Nad ei saa mitte iialgi enam parlamenti, mitte kunagi. Ja sa ütled, et nad peaksid tegema koostööd. Opositsioon võib koostööd teha ka siniseks minekuni välja. Ei saa üle 49 hääle, kui sedagi. Seal istuvad ka mingisugused, ütleme, veteran poliitikud, härra Eesmaa ja härra Kersti Sarapuu. Aga võib-olla neil ei olegi tahtmist nii väga kellegi poolt enam hääletada. Nad lihtsalt viimast korda on parlamendis ja nad ei olegi väga poliitilist aktiivselt enam, kui nad võiksid siis parlamendist ära minna. Seal seisavad mitmed takistused selle hääletamise teel. Aga põhiline on see, et meil on tekkinud mingi optimism, et koalitsioon tees koostööd või vabandust, mina jälle siin ka seekord natuke ajasin mitte päris adekvaatselt ei esinud. Tähendab, et opositsioon tehes koostööd on suuteline ilma veenma koalitsiooni sooritamaks poliitilist enesetappu. Ma ei usu sellesse varianti, mitte üks rahas. No ütleme, et jah, ma isegi sinuga siin mõtlen natukene, et kui sa nimetasid siin 2 inimest endist keskerakondlasi enne Eesmäed ja Kersti Sarapuud, et pärast, kui on valimised läbi, selgub, et sellel koalitsioonil on hoopis 56 häält. Kõik võib olla valimisi, erakorralised valimised saab esile kutsuda võib olla ainult äärmiselt kriitiline OSCE raport. Ajalugu on näidanud, et Eestis toimuvad muutused suuresti alati välismõjul. Võib-olla, kuigi ma selles ka sügavalt kahtlen, mul on siit terve rida põhjusi, miks ma selles kahelda võin, kus eestlased on astunud vastu isegi väga mõistlikele soovitustele ja nendele soovitustele, mis oli antud nende endi sponsorite poolt, aga nad ikkagi ei täitnud nende soovitusi. Ühesõnaga, ma olen nende erakorralise valimiste suhtes äärmiselt skeptiline. Ja veel kord, Toomas, nad peavad sooritama poliitilise enesetapu. Nad ei ole selleks valmis, nad ei taha seda. Nende hulgas ei ole riigimehi. Nad aru, neil ei ole riigimehi. Eesti tänasesse parlamendi ei kuulu ühtegi riigimehi. Kuidas sa saad siis neid panna hoolima sellest
Neid huvitab igapäevane poliitiline muudamajandus. jah, kõige huvitav on see, et isegi opositsioon uuel maailmas teevad koostööd, aga meil väga selline katkendlikult ja väga vähesel määral. Aga jah, see erakorralisi valimisi ei ole võimalik. Üks härra kirjutas, ma lugesin täna neid hommikul seal internetis, et miks inimesed ei tule tänavale, et asi on nii hull. Sa ise oled ka öelnud, et inimesed ei tule tänavale sellist oma tahet näitama, et kõikidel on võlad krae vahel, kas siis maja või auto või muude probleemide puhul ja keegi ei taha tulla, et järgmine päev ütled kõnni töö juurest minema. Jah, ma kinnitan sedasama fakti. Ma ei ütleks, et neil on nende võlgade pärast nad kardavad. See võib-olla ei olegi nagu väga oluline, need võlad, mis neil on võetud seal ja laenud, mis on võetud eraldi pankadest. See on, ütleme, Eesti on ikka selles mõttes seadus tähendab demokraatlik riik, et meil selles osas kohtuvõim toimub. Kui pank hakkab ikka tegema selget vahet sellest, et näed, et sa protestisid ja nüüd maksa tagasi, sellest ei tule midagi välja, peab jamaks. Ja mitte inimesele, vaid selle pangale. Et selles osas meil on toimunud suur areng võrrelduna siin 35 aasta taguse perioodiga. Meeletu areng. Aga nüüd hoopiski selles mõttes, et inimestel on kaotada midagi, mida neil 33 aastat tagasi ei olnud. Tuleb tunnistada, eestlane ei ole mitte kunagi nii hästi elanud, nagu ta elab praegu. Mitte kunagi. Mis sest, et me võime siin seletada, et ta oleks võinud veel paremini elada. See ei tähenda mitte midagi. Loeb see, mis täna meil on. Ja ta on hästi elav ja ta kardab kaotada isegi seda elu, mis tal täna on. Sellepärast, et tänavale tulek on seotud väga suure riskiga. Sellest peab olema metsik põhjus, et sinna tänava peale tulla. Igal juhul ei saa selle põhjuseks olla poolehoiu avaldamine opositsioonile, kes koosneb ka niisugust, ütleme, inimestest, kes ega need ka nüüd inimestest taga ei olnud. Siin me seisame väga raskete valikute ees ja väga raske dilemma ees. Mis selle riigiga ja mis selle nii-öelda selle võimuga üldse teha ja kuidas seda riiki arendada. Et ma ei arva, et see oleks nüüd põhipõhjus, mis pärast inimest tänavale minna. Aga küll üks asi, mis on küll, mida võib kirjeldada selle järgi, miks inimesed võib-olla põhjuseks, miks inimesed tänavale ei lähe. Ja nimelt see on ametnikkond. Vaatame nüüd meie ametnikkonna suurust. Meil on riigis viimase statistika järgi 22 000 ametnikku. 22 000 ametnikku, kellel igal ühel on kas elukaaslane või mees või nais. Või mingi vähemalt mees tutta või nais tutta. Ja tähendab seda, me võime rahulikult selle 22 000 korrutada 2, saame 44 000. Selle 44 000 on kindlasti olemas vanemad, 2 tükki. Isa ja ema, muidu nad ei oleks seda ilmavalgust siin näinud. See tähendab seda, et me korrutame selle veel kord 2, me saame 8 000. Nüüd eeldame, et neil on vähemalt pooltel ütleme neljandikul on täiskasvanud lapsed. Vähemalt üks täiskasvanud laps. Ehk paneme sinna 6 000 veel juurde, me saame 94 000. Ja lisame 25 000 eest veel sõpru ja sugulasi, kes ka võivad nende vaateid jagada, nende poolt hääletada ja nad vähemalt kuulavad oma hääletusprotsessis nende nõuandeid. Kokku me saame 120 000 inimest, 120 000 valijat. See on baas, mis moodustub, mis on Reformierakonna valimisbaas. Ja need inimesed on keskmiselt aktiivsemad ja need tänavale ei lähe. Ja need keelitavad ka teisi tänavale.
vot see asjaolu on võib-olla palju tähtsam kui võlad ja võimalikud pahandused pankade või kellegi muu. Siis nagu siin kahekesi istudes ei olegi leidnud, et mis see võiks see lahendus olla, kuidas sellisest valitsus lahti saada, kes tõmbab meid majandusest mutta, ajades siis selle relvastumise taevani, kulutatakse selleks tohutut miljardeid ja valesid otsuseid veel muud majanduses, et me ei saagi, nad siis tõmbavad meid täiesti alasti. Noh, ütleme nii, et soov neil on püsida võimul igavesti. Aga iseasi, kas selleks on ka materiaalsed alused, et püsida võimul igavesti. Vaata, arvatavasti ei ole, sellepärast, et selleks, et igavesti võimul püsida, pead sa tootma valijaskonna suhtes positiivset tulemust. Seda esiteks. See on suhteliselt vähetähtis asi. Aga palju tähtsam on see, et see hääletamissüsteem peab olema sul vastava põhiseadusele. Ja seda sa eirata väga kaua ei saa. Eriti kui nüüd, kui meie kõige suurem ja kõige tähtsam liitlane on võtnud oma riigis toimuvat tõsise vaatluse alla. Ta vaatab tõsiselt USA praegu jälgib oma demokraatlike institutsioonide toimimist, nende rahastamist, millega nad tegelevad, kui palju see ametnikud tegelikult midagi teevad. No toon näiteks teile niisuguse näite, mille peale Eesti ajakirjandus läks täitsa pöördesse, kui Muski juhitav see riigivalitsemise efektiivsuse osakond palus ametnikel kirjutada kirja selle kohta, et mida nad eelmisel nädalal tegid. Nemad läksid kohe pöördesse, et see on ebaseaduslik ja see on kiusab ametnike taga ja mis iganes siin ajales kirjutati. Tegelik põhjus on veel lihtsam. Muski meeskond eeldas, et on küllalt suur osa neid, kes üleüldse tööl ei käi. Saavad palka, aga tööl ei käi. USA ametnike hulgas. Eeldas. Ja sellepärast nad viisid läbi omapärase eksperimendi, nad käskisid neil kirjutada teate selle kohta, mis nad eelmisel nädalal tegid. No, kirjutasid need, kes olid tööl ja kes ausalt täitsid oma kohust, et kirjutasid avalduse, nendega ei juhtunud mitte midagi. Aga selle eksperimendi tulemusel selgitati välja lõplikult, et tõepoolest USA ametites töötas kuni 10% inimestest, kes ei täitnud üleüldse mitte mingisuguseid töökohustusi, ei käinud tööl, vähe sellest. Osa neist viibis hoopis välisriigis ja ei tegelenud üleüldse selle töö tegemist. Neil on plaaniski seda teha, aga nad said raha USA valitsuse käest. Ja loomulikult see lõpetati ära. Sellistes praeguses ajaloolistes tingimustes arvatavasti meie liitlane, põhiline liitlane, viib läbi teatud revisjoni ka oma liitlaste kehtiva poliitilise süsteemi demokraatiale vastavuse uurimiseks. Arvatavasti. Ma olen selles peale kindel. Ja siis selgub, et meie poolt rakendatud hääletussüsteem ei ole vastuses meie põhiseadusega, millest me räägime 3 aastat. Ja pärast seda loomulikult meile tehakse, me keegi ei saa käskida suveräänsed riigid teha ühte või teist. Suverään riik võib teha endaga, mis tahab. Seda on seda, aga antakse väga selgelt mõista, et see ei ole hea. Ja siis on meie otsus, kas me sülitame sellele, mis meie põhiline liitlane ütleb, või me võtame selle arvesse ja lõpetame selle nii-öelda tralli ümber nende e-valimiste, mis on mitte ainult põhiseadus vastatavalt toimunud üleüldse ilma igasuguse seaduseta. 2023. aasta valimised toimusid seaduseta,
valimisseadused toimusid valimiskomisjoni määruste ja otsuste alusel. Nüüd on vastu võetud mingi seadus eelmine aasta kevadel, aga no see ei ole ka mingi seadus, see on ka mingi jama, surrogaat. Ja kasti juures toimuvatel valimistel selgitame lõpuks ometi välja valija tegeliku tahte. Moodustame valitsuse, kes hakkab siis meid sellest sõnniku hunnikust vaikselt välja tõmbama. Meil ei ole teist teed. See tähendab kannatus. No peabki olema kannatlikult ja me ei tea, millal see juhtub, aga vähemalt on lootus, et meie suur liitlane hoiab ka meil silma peal, et me väga oma asjadega upakile ei lähe. See oli Toomas Pauri autorisaade ja minu saatekülaliseks oli ettevõtja Vabola Kolpakov. Aitäh teile, head YouTube'i kuulajad, järgmise korrani.